Harku valla uue arengukava sihid on seatud aastani 2040. Sinnani on jäänud vaid 16 aastat. Sel perioodil panustame inimestesse ja elukeskkonda, et luua turvaline ja toetav ühiskond ning kestlik majandus, pakkudes avatud ja innovatiivset juhtimist. Kuidas ja kus meie arengukavas kokkulepitud arendustegevused ilmnevad? Need kajastuvad Harku valla tegevuspõhises eelarves ja sellega seotud tegevuskavas. Täna on meil avalikult kättesaadav nii eelarve täitmine kui ka investeeringute kava ning me soovime astuda samme edasi, muutes eelarve ka juhtimisdokumendiks ning visualiseerides seda nii, et iga piirkonna tegevuste jälgimine oleks läbipaistev ja arusaadav. See aga on oluline nii kogukonnale kui ka juhtidele, et jälgida arendustegevuste prioriteete, rahastamist ja elluviimist, tagades ressursside efektiivse jaotuse ning õiglase tähelepanu kõikidele piirkondadele ja valdkondadele. Aga kuidas siis meie ja ka teie teate, et kõik need tegevused, mida me oleme ellu viinud aasta jooksul, aitavad kaasa arengukava eesmärkide täitmisele? Selleks oleme loonud hindamis- ja seiramissüsteemi, mida uuendame igal aastal. See süsteem hõlmab 130 erinevat tulemus- ja mõjuindikaatorit, millest 20% tulevad Harku valla rahulolu uuringust. Igat tulemust hindame me skaalal 1–5 ja meie eesmärk on jõuda tulemuseni 5. Kas teadsid, et hindamis- ja seiramissüsteem on avalikult Harku valla kodulehel üleval? Seda just selleks, et me näeksime, kas ja kuidas meie tegevused kannavad vilja. Meie eesmärk on tagada, et elanikud oleksid terved, haritud ja rahulolevad. Et kõigil oleks võimalus ennast ise teostada. Üks meie prioriteet on haridus. Oleme kasvava rahvastikuga vald, kus täna õpib koduvallas 1.–6. klassini 80% ning 7.–9. klassini 61% õpilastest. Sellest tulenevalt on meil suur vajadus ehitada jätkuvalt uusi haridusasutusi. Järgmistel aastatel kavatseme ehitada valmis Tiskre kooli ning renoveerida tänase Tabasalu kooli peahoone 7.–9. klasside vajadustele vastavaks progümnaasiumiks. Samuti on oluline, et meie õpilastele on tagatud kvaliteetne õppetöö. Üheks eelduseks on kvalifitseeritud õpetajad. Samuti paneme suurt rõhku rahvatervisele, julgustades inimesi vastutama enda ja lähedaste tervise eest. Meie ülesanne on võimestada elanikke, luues selleks sobivaid liikumisvõimalusi, pakkudes vajadusel soodustusi ja osaledes ennetustöös. Tahame, et meie inimesed oleksid terved, haritud ja õnnelikud. Selle nimel investeerime haridusse, toetame noori ja edendame tervislikke eluviise. Meie eesmärgiks on koostöös kodanike ühendustega juhtida positiivseid ühiskonnamuutusi, muu hulgas tagada mitmekesine kultuurielu, kõrge turvatunne ja toetus abivajajatele. Selleks, et tõhustada ja sihistada teenuseid, on oluline teada meie elanike vajadusi ja eelistusi, milleks on koostöö kogukondade ehk külaseltsidega väga oluline. Rõõm on tõdeda, et viimase rahulolu-uuringu kohaselt peavad meie elanikud kogukondade esindajate tegevust piisavalt aktiivseks oma huvide esindamisel. Loodame, et kõikidesse meie küladesse ja alevikesse tekivad kogukondade esindajad, kes oleks heaks partneriks vallavalitsusele. Meie omalt poolt püüame läbi viia regulaarseid kohtumisi, et koostöös arutada olulisi küsimusi ja leida parimaid lahendusi. Iga elanik soovib tunda ennast kaitstuna nii kodus, koolis kui tänaval. Uuringud näitavad, et liiklusturvalisus on Harku vallas probleem, eelkõige kihutamise osas. Selle rahustamiseks panustab Harku vald koos Transpordiametiga kergliiklusteede ehitusse, ringiristmike rajamisse ja fooride paigaldamisse. Seevastu tunnevad inimesed, et nende koduümbrus ja keskkond on piisavalt valgustatud ja ohutu. Meie eesmärk on, et vallas toimib kestlik ja pidevalt arenev ettevõtluskeskkond, mis loob kõrge lisandväärtusega töökohti, vähendab töörännet ning pakub mitmekesiseid teenuseid nii valla elanikele kui külalistele. Ühelt poolt soovime vähendada pendelrännet, mis iseloomustab Tallinna ümbruse omavalitsusi ning suurendada nende elanike osakaalu, kes elavad ja töötavad Harku vallas.
praegu on neid umbes 21% tööl käivast elanikkonnast. Selline statistika viitab selgelt sobivate töökohtade puudumisele meie vallas ja see on olukord, mida me soovime kindlasti muuta. Teisalt aga näitab 2022. aastal läbi viidud rahulolu-uuring, et Harku vallas on piisavalt müügi- ja teenindusettevõtteid, kuid elanike arvates oleks tore, kui siia lisanduks rohkem meelelahutusasutusi nagu spa, kino, piljard ja muud sarnast. Et meie ettevõtluskeskkond oleks eesmärgipärane, peame rohkem toetama ettevõtluse arendamist ning meelitama siia soovitud teenuseid ja investeeringuid. Meie eesmärk on muuta Harku valla elukeskkond elanike jaoks veelgi atraktiivsemaks, mitmekesisemaks, toetades samal ajal kestlikku majandamist, energiasäästu ja loodusvarade taaskasutust. Harku vald on väga mitmekesine, siin on nii tiheasustust, metsa, pankrannikut, 22 kilomeetrit merepiiri. Et elanikud hoolivad ja naudivad seda elukeskkonda, kinnitab ka üleriigiline rahulolu-uuring. Uuringu kohaselt soovitaksid valla elanikud oma koduvalda elamiseks nii sõpradele või tuttavatele üle Eesti keskmisest enam. Meie ülesanne on hoida olemasolevaid väärtusi, mida elanikud siin hindavad. Harku valla atraktiivne elukeskkond on meelitanud siia uusi elanikke, kes toovad kaasa ka murekohti, nagu näiteks transpordikorraldus. Elanikud kasutavad peamise liiklusvahendina ju autosid, uuringu kohaselt lausa üle 80%. See omakorda toob liiklusesse palju sõidukeid, mis suurendavad liiklusõnnetuste tekkimise võimalust. Soovides tagada meeldiva elukeskkonna, peame samal ajal olema keskkonnasäästlikumad. Näiteks transpordikorralduses on üheks võimaluseks meelitada inimesi kasutama ühistransporti, kuid küsitluste tulemused näitavad, et elanikest on vallasisese transpordiga rahul vaid 44% ja Tallinna ühendusega ligi 55%. Kui soovime muutusi, siis on omavalitsuse roll muuta ühistransport kasutajasõbralikumaks ja kättesaadavamaks igale valla elanikule. Selliselt saame üheskoos hoida oma elukeskkonda. Me tegutseme selle nimel, et Harku vald on innovatiivne ja eeskujuks teistele, et omavalitsus toimiks avatult, oleks inimesekeskse lähenemisega ning poliitikat kujundatakse koosloomes ning läbipaistvalt. Meie fookuses on avalike teenuste arendamine, kaasamine ning läbipaistvuse suurendamine. See on oluline samm efektiivse demokraatia suunas, mis võimaldab meil teha õiglaseid ja arusaadavaid otsuseid, mis vastavad kogukonna vajadustele ja ootustele. Üle-eestiliselt on elanikud väljendanud muret omavalitsuste kaasamise madala taseme pärast. Vaid pooled Eesti elanikest tunnevad, et neid kaasatakse piisavalt. Kahjuks jääb Harku valla tulemus isegi Eesti keskmisest allapoole. Me oleme teadlikud, et meil on veel pikk tee minna, kuid pühendume suuremale koostööle ning püüame otsuseid põhjendada andmepõhiselt, võttes arvesse elanike heaolu. Usun, et liigume juba täna paremas suunas, sest nii laiaulatuslikku kaasamist, nagu näiteks seekordne arengukava protsess, pole varem olnud. Ootame kaasamise osas paremaid tulemusi juba sellel aastal.